Tervist, tervist! Täna on meil hästi huvitav teema ja vaatame seda, kuidas numeroloogia lemmikloomad on seotud omavahel. Ja see on hästi huvitav selles suhtes, et seda on küsitud mult palju ja olen ise analüüsinud ka oma koeri, kes nüüd kanalil pikemalt on olnud, siis on näinud mu metsajalutuskäigu videoid, kus mul on siis 3 koera ja kõik on omaette iseloomudega. Tere tulemast kanalile ka sina, kes esimest korda nüüd siia satud. Kanalil on väga palju erinevaid videoid, nii et kannatab kõik eelmised ka ära vaadata, mis sind vähegi kõnetab. Ja räägime siis täna millestki erilisest, et kuidas numeroloogia aitab mõista meie armastatud koerte ja kasside iseloomu. Ma natukene mõtisklesin, ma selle teksti tegin kokku siis koerte ja kasside osas, aga nüüd enne kui ma siia eetrisse tulin, siis ma mõtlesin seda, et seda saab väga hästi tegelikult ka vaadata, noh, kellel on rotid, kellel on hamstrid, merisead, ma ei tea, mida iganes. ma ei tea, kas kaladel päris saab niimoodi kui te teate, millal kalad on sündinud. no ehk siis, kui te teate ta sünnipäeva, et me vaatame siin jah, selle sünnipäeva järgi, et kui näiteks lemmikloom on 19. päeval sündinud, siis seal liidetab kokku 1-9. Ja, see on hästi huvitav. Ja ma vaatan siin ka seda, et milline koer on olnud siis kutsikana ja kiisupojana on kass olnud, eks ju, ja siis milline omanik talle näiteks sobib, milline see kasskoer on siis täiskasvanuna olnud ja kes kellega, kuidas kõige paremini klapib. Aga nii, esiteks siis number 1 ja liida siis oma see sünnipäev siis kokku sellel kassil või koeral. Ma räägin siin kassidest, koertest praegu siin. Aga sa saad teha siis ükskõik mis lemmikloomaga seda. Eks ainult päev, eks kõik, kes on siis sündinud seal 1., 10., 19. ja 28. Ja minul on üks koertest siis Lissu sündinud 19. päeval. Teda ma kutsun siis memmeks seal oma videotel, tema on nüüd 13-aastane, temal navigaator on ikka segamini tihtipeale siin, et päris eakas daam, aga iseloomu poolest siis number 1 on juhid ja väga iseseisvad isikud. Koer, milline siis koer on? Ta on siin hästi julge, otsustuskindel, mõnikord ka pisut selline pealetükkiv ja ta vajab sellist selget juhatust ja kui ta on väga lojaalne ja väga kaitsev. Eks kui ma räägin nüüd ühest oma koertest, sellest Liissust, siis tema on selline, et ta on iseloomu poolest täiesti selline, mina kutsun teda tigedaks tikriks ja nüüd, kui ta ei näe eriti hästi, no ta on 13, siis ta on 19. päeval sündinud, siis tema on selline, kes paneb kõik paika. Kui talle keegi ei meeldi, siis ta näitab hammast. Ehk siis mind ta hammustanud ei ole näiteks, aga mu lapsi on küll näksanud. Et kui sul on ka koer, siis anna märku nendel päevadel sündinud, kuidas tema siis ennast välja näitab. Aga kassid on siis samamoodi tegelikult väga enesekindlad ja eneseteadlikud. Noh, siin saab väga hästi öelda kass, kes kõnnib oma pead, eks ju. Ta eelistab ise otsustada ja otsustab ka, et kellega siis sõbruneda. Võib-olla ta kodus ka hoiab pigem siis eemale. Ja väga iseseisev ja armastab siis avastada seda maailma omapäi. Ja väiksena on siis koerad sellised väga mängulised, julged ja võivad olla ka kutsikana väga sellised iseteadlikud ja tugevad isiksused. Lissu puhul ma küll võin ütelda, et ta on väga-väga nutikas ja tark koer, juba kutsikana olnud. Ja kassipoed on siis uudishimulikud ja väga julged, et sageli juba noorest east sellised enesekindlad ja just soovivad ka katsetada erinevaid piire. Ja täiskasvanuna on siis nad pigem liidrid, kes vajavad oma territooriumi ja tahavad olla peres juhtpositsioonil. Meie peres küll see peab väga paika. 3 koera puhul siis see 19. päeval sündinud memm on küll täiesti kuninganna meie kodus. Ja neile meeldib siis, kui omanik on kindel ja suudab anda selgeid juhiseid. Ja omanik siis, kes sellisel koeral või kassil võiks siis olla, peab olema ka ise suht iseseisev ja enesekindel inimene, kes armastab siis looma juhtida ja anda talle ka samas vabadust. Ja sellistele koertele, kassidele ei sobi sellised pehmed ja ebajärjekindlad inimesed, ehk siis selline koer-kass vajab süsteemi ja reegleid. Ja käitumise osas siis sellised kassid-koerad, et mõnikord võib esineda mässumeelsust neil ja aga olles hästi juhitud, on nad väga-väga lojaalsed. Kommenteerige siia, jah.
ja kuidas kasvatada väike juhtnöör, ehk siis need kassid-koerad vajavad siis struktuuri, järjekindlalt juhendamist ja nende puhul töötab kõige paremini selline enesekindel, rahulik ja kindla energiaga omanik, kes austab nende iseseisvust, kus suudab seda siis ka kontrollida ja piire seada. Ja liigne selline kontroll või pehmus võib viia siis koera ja kassi puhul, et nemad hakkavad domineerima siis seda omanikku. Ja omanike suhtes jah, et sobivad, kes ise on liidrid ja soovivad areneda enesekindlamaks ja hea klapp tekib tugevate ja tasakaalukate isikutega, siis omanikega. Ja erinev märkus siis ühe energiaga siis lemmik, ehk siis kes on sündinud seal 1., 10., 19., 28. vajab vabadust juhtida, kuid ka teadmist, et tema inimene on tugev liider. Ta peab tunnetama, nii nagu te teate, siis koerte-kasside omanikena, et tegelikult nad intuitiivselt väga-väga hästi tajuvad, millised me oleme. Nii, kommenteeri siia, kui sul nüüd on sellise numbriga kass või koer, et jagame omavahel neid kommentaare. Mina paningi siia siis selle lissu näite. Lähme siis number 2 juurde. Kui teie lemmik on siis sündinud 2., 11., 20. või 29. Minul üks koertest on sündinud 11. päeval ja need koerad-kassid on väga sõbralikud ja väga tundlikud toetajad. Ehk siis koer on väga sotsiaalne ja rahulik, armastab rahu ja tasakaalu ja sobib hästi perelemmikuks ja kannatlikuks selliseks kaaslaseks. Ja kass on siis pigem selline õrn ja empaatiline, naudib hellust ja lähedust. Ja võib olla ka tagasihoidlik, aga südamlik, ehk siis selline, kes hullult palju tahab siis võib-olla ka kaisus olla või sinuga koos kogu aeg kõiki asju teha. No üleüldiselt olin praegu ütlemas, et kõik koerad kassid tahavad lähedust, aga tegelikult ei ole niimoodi. Et kui ma nüüd nendest ühtedest rääkisin, siis kui ma võrdlen neid 3 koera, kes mul on, siis Lissu, kes sinna esimese kategooriasse läheb, siis tema on pigem selline täiesti omaette olija. Aga lähme 2 juurde tagasi. Jah, et üks koertest siis Rossi on mul 11. päeval sündinud, siis tema on täiesti selline õrnakene. Ja väiksena need loomad otsivad varakult lähedust ja armastust ja nad võivad olla tundlikud helide ja keskkonnamuutuste suhtes. Väike hääletoon võib neid kas lohutada või ehmatada ja väga hellad ja kergesti sotsialiseeruvad. Otsivad tihti inimese lähedust ja kassipojad võivad olla natuke tagasihoidlikud, kui armastavad hellust ja hellitusi. Jah, et siin ma siis jälle oma selle Rossi puhul, kes on 11. päeval sündinud, siis ütlen, et tema kardab kõike. Isegi kui on see aeg, kus sääsed lendavad, kärbsed lendavad, no parmudest ja mesilastest ma ei hakka üldse rääkimagi, täiesti, no ma ütlen junn-jahe lihtsalt me ikka naerame, me ostsime kärbsepiitsa ja siis see pauk on tema jaoks ka väga ehmatav, siis me ostsime elektrikärbsepiitsa ja siis, kui ta kuuleb, et see selline psst, käib korraks, jälle ehmatab, siis meil ei olegi lihtsalt enam valikut, et kuidas siis nagu neid asju teha, sest ükskõik, mida me ka ei tee, igal juhul ta kardab. Et ta on meie enda kutsikas oma pesakonnast ja hellitatud ja armastatud, kunagi pole peksa saanud, aga kardab kogu aeg, et selles suhtes väga naljakas. ja võib-olla tema jaoks ei ole, tal võib-olla süda kogu aeg katki. aga kommenteerige jällegi siia, mind ja ennast ajab väga naerma, sest ta on üks kõige üliarmastatum laps meil. Ja täiskasvanuna on siis sõbralikud, rahulikud, kannatlikud ja väga-väga lojaalsed ja nad on väga häälestatud siis emotsionaalselt oma pererahvale, nad hoiavad nagu noh, ma ei tea, kui mina nüüd võrdleksin 3 koera, kes mul on, siis ta on kõige-kõige selline nunnu-punnu, kes tahab kogu aeg sinuga koos olla ja ta vaatab kogu aeg sulle silma sisse, nagu ta oleks süüdi. Ja nad tajuvad tuju ja reageerivad sellele väga hästi ja nad on väga suurepärase sellise terapeutilise energiaga kaaslased ja sobivad hästi näiteks lastega perre ja naudivad rahulikku kodu. Ja no lastega perre ma ütleksin sel juhul, kui lapsed ei ole sellised, kes kiusaksid või näpistaksid või tiriksid, et siis ei sobi selline koer. Ja omanik siis peaks olema ka pigem selline rahulik, tasakaalukas, kes hindab siis koostööd ja lähedust. Ja parim kaaslane siis on see koer või kass siis nii perele kui teistele pereliikmetele ja kui on ka teisi koeri või kasse, siis ta on ka neile väga hea selline sotsiaalne.
ja kuidas ta käitub, ta on hästi lojaalne, koostööaldis ja ei otsi konflikte. Pigem on selline suurepärane diplomaat, ma ütlen, kui üldse nagu koerte ja kasside suhtes saab ütelda diplomaat. ta tahab kogu aeg, et kõik oleks hästi. ja kasvatuse suhtes siis vajab hellust, selgust, turvatunnet ja väga tundlik on karistusele ja sobib rahulik ja toetav õpetamine. ja neile sobib siis selline rutiin ja kodune harmoonia väga hästi, kusjuures tunnetab seda, kui energia on tasakaalust väljas. ehk siis mina, kui ma näiteks reageerin kuidagi, noh, ma ütlen otse välja, siis kui ma näiteks on hetki, kui ma olen nutnud või selliseid asju, siis ta on esimene, kes mu juurde tuleb, hakkab mind kohe lohutama. et kui ma rääkisin, et see üks koer on siis Lissu on meil number üks, siis tema võib mul lihtsalt suvalisest minust nagu mööda kõndida, aga Rossi on alati minu juures. tunnetab ära, kui mul on näiteks väga emotsionaalselt raske päev olnud. ja ehk siis sobivad sellised omanikud, kes on emotsionaalselt kättesaadavad ja rahulikud inimesed. samuti lapsi armastavad ja ka vanemaid inimesi. ja sobib väga hästi nendele inimestele, kellel on siis aega nendega tegeleda ja kes vajavad ka tuge ja seltskonda. eks võib-olla vanematele inimestele väga sellised head kaaslased. ja number 2 energiaga lemmikud on siis hingega sidekandjad ja nad loovad nähtamatut sideme, mis jääb ka peale lahkumist, ehk siis peale lahkumist ma mõtlen seda, kui teda enam kunagi ei ole, siis ta jääb alati südamesse. tegelikult, kuigi ma arvan seda, et ükskõik mis numbriga koer ja kass ei ole sündinud, siis ta ikka, kõik nad jäävad. et jälle kommenteerige siis, kellel on see number 2 energiaga koer või kass või nii nagu ma ütlesin, hamster, kodusika, mida iganes, ma arvan, et te kõik tajute seda erinevust. ehk siis väga lähedale on siis need iseloomud tegelikult inimestele, aga siin ma vaatan ikkagi natukene rohkem sügavusse. number 3 on selline väga elav ja mänguline ja koer on siis pigem selline lõbus ja energiline, armastab mängimist ja tähelepanu ja sageli väga selline väljendusrikas ja rõõmus ja uudishimulik. ja kass on siis sarmikas, väga trikitav, tahab mängida, väga elava fantaasiaga ja kipub olema selline nagu eputrilla, näitleja, meelelahutaja, vajab tähelepanu ja väga vaimukas ja uudishimulik ja võib-olla omaette jah, selline eputis, et kuskilt tühjast kohast võib täiega hakata lihtsalt mäuguma ja jooksma ja mida iganes. ja väiksena siis on need koerad-kassid siis sellised täis sädet ja rõõmu, vajavad igapäevast mängu ja tegevust. Nendega on nüüd küll see lugu, et nemad vajavad väga palju tegelemist, kergesti üle erutuvad, aga samas ka hästi sellised nunnutajad ja hästi kõrge energia uudishimulikud ja mänguhimulised, nii kutsikad kui kassipojad, vajavad väga palju tähelepanu. täiskasvanuna siis nad säilitavad sellise oma lapselikkuse ära siis kuni lõpuni välja ja väga head meelelahutajad ja empaatiaga loomad, kes suudavad tõsta tuju, säilitavad mängulisuse ja nad naudivad tähelepanu täiega, nad otsivad lausa seda tähelepanu ja võivad vahel olla ka väikesed sellised trikitajad, isegi kui sul tuju ei ole, siis küll ta leiab jälle sellise mingi oma mänguasjaga, kuidas see tuju üles tõsta. ja sobivad siis omanikud, kes armastavad aktiivset eluviisi, mängimist, loovust ja sobivad hästi pered või üksikud, kellel on aega ja energiat nendega tegeleda. ja sageli võivad nad inimesi oma positiivse ja naljakusega selles suhtes nagu tõsta neil ka tuju, mõjuvad väga hästi siis inimestele. aga samas muidugi nemad vajavad ka sellist konkreetselt nagu kasvatusraami, et nad käest ära ei lähe, seepärast et kui ei ole nagu kasvatust või mingit raamistikku, siis nad võivad täiesti võtta kogu selle teie kodu enda valdusesse. ja kasvatamiseks siis vajavad mentaalset ja füüsilist kasvatusstiili ja liiga pikk üksi olek teeb nad rahutuks ja võib viia pahandusteni ja positiivne distsipliin, palju kiitust ja lõbus õppimine aitab, aitab siis neil nagu seda kontrolli säilitada. ja sobivad siis sellised loovad, mänguhimulised, rõõmsameelsed omanikud, kelle elu on endal ka siis selline spontaanne. ja number 3 energiaga siis loomad on sellised elusäde, kes vajavad, et teda nähakse ja nendega suheldakse igapäevaselt, ehk siis kogu aeg vajavad tähelepanu keskpunktis olemist.
kui teil on selline kass või koer, kes on sündinud 3., 12., 21. või 30., siis kommenteerige siia. minul praegu sellisel hetkel ei ole sellist energiaga looma ega kassi. nii, number 4, kes on siis sündinud 4., 13., 22. või 31. Nemad on sellised väga, ütleme, töökindlad ja stabiilsed. ja koer on väga usaldusväärne, järjekindel, armastab rutiini ja selgeid reegleid, väga truu sõber ja kes hoiab kodu. mul tuleb praegu vägisi, teate, sellised nagu politseikoerad. issand, kunagi oli üks film Politseikoer Rex, oli vist või mäletate, kas äkki Saksa sari oli veel? mul tundub, hästi tark koer oli. et üks siis sellised nagu, kohe mul tuleb nagu silme ette tuleb nagu hundikoer. no näiteks tollis ja politseis on ka need, kes nuusutavad seal neid inimesi, siis ka ma arvan, et pigem see number 4 oleks väga hea. ja kassi suhtes siis on selline kodukeskne. ta ei armasta segadust, hindab oma kohta ja kindlat päevakava ja mõistlik ja ettevaatlik, hindab turvatunnet, kodusoojust ja ei armasta ootamatuid muutusi. ja väiksena siis nii koer või kutsikas kui kassipoeg siis on selline tõsisema loomuga, vahel võib-olla ka vaiksed, ettevaatlikud, õpivad ruttu, kuid neil on väga tugev järjekindlus. Nad võivad olla ka sellised rahulikud vaatlejad ja kassipojad võivad olla veidi ettevaatlikud ja kutsikad aga sellised kohe valmis nagu õppima. ja täiskasvanuna on sellised ideaalsed koduhinged, kaitsevad, hoiavad, tunnevad end turvaliselt tuttavas keskkonnas ja usaldusväärsed ja järjekindlad. Nad armastavad rutiini ja selgeid reegleid ning pakuvad peres kindlustunnet. ja neile siis sobivad omanikuks inimesed, kes hindavad stabiilsust ja valmis olema järjekindlad. sobivad hästi pereinimestele, kes soovivad lojaalset kaaslast ja kes on valmis ka siis pühenduma neile. ja käitumine on see, et siis koertel, kassidel, nad võivad olla rohkem sellised nagu tõsisemad, ei hulla nii rohkem, et pigem on nad sellised võib-olla isegi pigem kontrollivad, võib-olla sellise kassi kohta saab öelda nagu koer näiteks. tuleb võib-olla kohe ukse ette, vaatab, kes see tuli, tahab ise peremees olla. et hästi sellised lojaalsed on. ja kasvatuse suhtes vajavad selgeid piire, järjekindlust ja rutiini. ei talu ootamatuid muutusi, kolimist, müra, uued inimesed võivad näiteks neid häirida ja nad on väga head õppijad, kui neile antakse ruumi ja aega. ja eriline märkus siis selles suhtes, et number 4 lemmikud vajavad kodutunnet rohkem kui midagi muud. Nad väga vajavad stabiilsust. et siis, kui sul on selline koer või kass või siis muu lemmik, siis palun ka kommenteeri siia, kuidas sina hindad seda minu poolt räägitud, et kuidas see sünkroniseerib. vaatame siis number 5 ehk siis number 5 koerad, kassid, kes on sündinud 5., 14., 23. Nemad on sellised vabadust armastavad seiklejad ja koer on siis täis energiat, avatud uutele seiklustele, võib olla raskesti taltsutav, kui teda ei väsitata piisavalt. ehk siis teate neid koeri, kes kogu aeg tahavad joosta ükskõik mis kell. isegi une pealt ütled, et lähme õue, kohe kõrvad tõusevad. on väga energiline ja uudishimulik, ei taha piire tunda, vajab palju liikumist ja uusi kogemusi. ja kassid on siis eriti, kes sellised vabad hinged on, kes ei pea nagu korteris olema, nad on sellised ränduri hinged ja pole just sellised sülekassid, aga väga uudishimulikud ja väga sellised omapärase iseloomuga. on julged, iseseisvad ja tihti otsib põnevust ja avastusi, võib mõnikord olla veidi selline mässumeelne. ja väiksena on nad sellised, no ütleme, raskesti väsitatavad, neil on hästi palju energiat. Nad vajavad palju liikumist ja tegevust ja väga head põgenemiskunstnikud, ehk siis kui te hoiate neid kuskil kinni, kus nad ei tohi nagu välja saada, siis nad leiavad 0,4 selle koha, kuidas sealt põgeneda. ja nad on hästi energilised ja uudishimulikud ja kassipojad ja kutsikad on alati avastamas ja vahel ka pisut sellised jah, mässumeelsed. täiskasvanuna otsivad vabadust ja uusi kogemusi, nad ei talu igavust ega aheldatust. Nad on väga iseseisvad ja julged ja nad vajavad palju liikumist ja uusi kogemusi. ja omanike suhtes sobivad sellised seiklushimulised ja paindlikud inimesed, kes ei karda muutusi ja kes naudivad aktiivset elu koos loomaga. ja sellised omanikud ka, kes armastavad ise siis hästi palju liikuda ja mängida siis nendega. ja, ja käitumine
koertel, kassidel, mõnikord võivad olla sellised jah, põgenemishimulised, nii nagu ma ütlesin, ja ka mässumeelsed. et nad vajavad hästi palju energia kulutamist ja siis väljaelamist. ehk siis, kui nad on teil olemas, on ju, kes on 5.14.23 sündinud ja kui teil on pikad tööpäevad, siis kindlasti võiksite mõelda, kuidas vahepeal päeval neid käia ja ma ei tea, kulutada nende energiat näiteks. ja kasvatamiseks siis sellised no, väiksed vihjed, et vajavad füüsilist ja vaimset pinget, mänguasju, jalutuskäiku, erinevaid väljakutseid ja vähene tegevus nendega võib viia destruktiivse käitumiseni, ehk siis tekitavad võib-olla pahandust palju, mõtlevad mingeid jamasid välja. ja kasvatuses on ka väga oluline paindlikkus, kuid samas sellised kindlad piirid. nii et teie siis kasside-koerte omanikud või muude loomade omanikud, kellel on siis 5, 14, 23, palun kommenteerige siia, et jagame omavahel. number 6. Kui teie lemmik on sündinud 6., 15., 24., see on selline hoolitsev ja armastav kaaslane. koer on selline, ükskõik, kas ta on siis isane või emane, et aga pigem on ta selline hästi emalik, selline koduhoidev, pühendunud ja väga hea selline pereloom. ja tugev empaatia laste ja teiste loomade vastu. ta on väga sõbralik, lojaalne ja väga-väga hooliv. sobib hästi laste ja teiste loomadega, tõeline selline perelemmik. ja kass on südamlik ja sotsiaalne, tuleb ise kaisu, kui keegi on kurb, rahulik ja südamlik, naudib tähelepanu ja hoolt, tihti väga truu oma omanikele. ja väiksena on nad väga sotsialiseerunud, armastavad silitusi, tahavad olla kõikjal kaasas, rahulikud, hellad ja väga sotsiaalsed. ja kassipojad võivad juba varakult olla inimestega väga sellised väga-väga lähedased. ja nad ka täiskasvanuna on perekonnaliikmetele väga lojaalsed ja vajab sellist kindlat emotsionaalset sidet ja mõistmist. ja sobivad hästi siis lastega peredesse ja teiste loomade seltsi. ja omanikud siis, kes võiksid neil siis olla, tähendab, kes on siis peaksid olema soojad, armastavad ja pühendunud inimesed, kes hindavad tugevat sidet oma lemmikuga. ja kes võtavad seda koera või kassi või siis neid teisi loomakesi siis kui pereliikmeid. tegelikult ma arvan, et ükskõik mis päeval ka sündinud ei ole koer või kass, siis ikkagi nad on kohe nagu pereliikmed. mis te arvate? jah, meie ikka nagu, ma ei tea, mul ei ole küll 6. päeval ei 15 ega 23, aga siis me kuidagi ütleme niimoodi, tule issi juurde või tule emme juurde või mine venna juurde ja selliseid. mul ei ole tütreid, võib-olla ütleksin mine õe juurde, kuigi ma tean, et väga paljud nagu, kes ei ole arvatavasti kassi ega koera inimesed, siis ütlevad, issand, kui nõme see kõik on, aga no ma ei tea, meil on see nii normaalne. et kui tulevad pojad külla, siis ma ütlen, näe, venne tuli vaatan, kas keegi reageerib, ei reageeri, kõik magavad. käisime just kõndimas. nii, aga kuidas kasvatada, siis vajavad palju armastust, lähedust ja sobivad hästi peredesse, eriti siis lastega. ja üksi jätmine võib tekitada stressi. ja neil on just kogu aeg selline nagu kuuluvuse vajadus. ja number 6, 15 ja 24 päeval sündinud koerad-kassid on sellised kodused ravitsejad. Nad toovad südamesoojust sinna, kus seda vajatakse. ehk siis võivad olla jah, ükskõik kas koer või kass, nad võib-olla tulevad su kõrvale, kaisu sinu peale kuhugi just sinna, kus sul on selline nagu murekoht, nad tajuvad ära selle. number 7. õigemini jah, number 6, et siis palun ka kommenteerige, kellel teil on siis kass või koer, kes on sündinud 6., oleks hullult lahe nagu kuulata neid lugusid ja võib-olla sul on olnud kunagi või sul on plaanis võtta kass või koer. siit sa saad siis ka vihjeid ja no loomulikult siis ka jagada seda videot oma sõpradele, kellele on siis ka väga aktuaalne see loomade lugu. Lähme siis number 7 juurde, kes on siis sündinud 7, 16, 25 ja kui sa oled siis meie minu ja siis koerte metsajalutuskäike vaadanud, siis mul on see kõige noorem, kes on mitmevärviline, tema on 25. päeval sündinud. vot, kuulub minuga ühte rühma. ja ta on hästi mõistlik ja sisemaailma uurija, ehk siis selline Sherlock Holmes, nagu ma ütlen, on seitsmendik. ja koerad siis targalt eemal olevad, analüüsivad ja tundlikud ja võib-olla aeg-ajalt ka sellised nõksu tagasihoidlikud. pigem ma ütleksin, kui on, siis on 7. päeval sündinud rohkem, 25 ei ole tagasihoidlik sest 25 temal on see number 5 energia, mis teeb ta väga-väga uudishimulikuks. nii, aga lähme edasi, siis ta vajab rohkem aega kohanemiseks
ja ta võib selliselt nagu targalt jälgida olukorda ja on väga-väga lojaalne. ma võin küll öelda oma koera suhtes, ta nüüd puhkab seal, et Lussi on meil küll hästi lojaalne, hästi hoiab kokku. alati memme pärast on mures, kui memm metsas ära eksib, siis ta kohe jookseb sinna, nagu kontrollib kogu aeg kogu olukorda. ja kass on siis selline tõeline vana hing, naudib vaikust, päikest, omaette olemist ja võib-olla on selline mõtlik ja endasse hoidev ja armastab vaikust ja turvalist keskkonda. ja võib-olla on selline isegi kohati selline väga nutikas ja vaimukaski. ja väiksena siis nad ei pruugi kohe sotsialiseeruda ja tahavad ise valida, kellega sidet luua, veidi tagasihoidlikud ja rahulikumad. ja kassipojad võivad olla väga iseseisvad ja kutsikad pigem sellised vaatlejad. ja täiskasvanuna on nad siis jah, väga lojaalsed, kui side on juba loodud ja tajuvad väga hästi, siis neil on väga tugev selline intuitsioon, tajuvad seda keskkonna energiat ja armastavad ka vaikust ja turvalisust, on targad, vaoshoitud ja hea intuitsiooniga. ja omanike suhtes siis sobivad sellised rahulikud, mõtlikud inimesed, kes mõistavad vajadust anda loomale ka ruumi ja aega. ja sellised inimesed, kes on ka siis pigem vaimsed, kes oskavad siis ka austada sellist iseseisvat aega. ja käitumise suhtes siis on sellised vähem näitavad võib-olla ennast, võib-olla rohkem jälgivad, on väga tark ja kogenud. ma arvan, et jälle, kui ma tahan ütelda, siis kuna minu see Lucy on sündinud 25. päeval, siis tema oli just selline, kes otsib hästi palju sellist nagu lähedust ja seltskonda, sest seal on ikkagi 2 ja 5. et võib-olla sinna puhas 7 ja 16 on pigem sellised, kes on võib-olla see targad, võib-olla jälgivad sind niimoodi targalt kuskilt kõrvalt. aga kuidas kasvatada, vajavad aega ja ruumi, et kohaneda, ei sobi lärmakasse või kaootilisse keskkonda ja hästi tundlikud hääletooni ja kehakeele suhtes. seda ma küll pean ütlema, kui ikka köögis mingi pauk käib kogemata, siis Lussi on muidu hästi uudishimulikult, aga siis on tal saba jalge vahel ja juba ta jookseb kuhugi peitu kui jällegi vastupidi ütelda, siis see Liissu, kes on esimesel 19. päeval sündinud, siis teda absoluutselt sellised asjad ei häirinud. siis, kui ta noorem ka oli, absoluutselt teda ei kõigutanud mitte midagi, tema oli alati seal, kus tema oli. ja aga siis 7 puhul siis selline märkus, et siis ta on mega truu koer või kass, nagu megatruu. kui ta leiab sinuga selle kontakti, siis ta on koer, kass, noh, elu lõpuni. jällegi jah. nii, kui sul on siis koer või kass, kes on sündinud 7, 16, 25, siis jaga meiega. mina jagasin siis Lussi lugu, kes on 25 sündinud. ja jaga muidugi ka seda videot siis oma tuttavaga, et kellel on siis sellisel päeval sündinud, kui sa tead muidugi. nii, aga number 8, kellel on siis kass või koer, kes on sündinud 8., 17. või 26. Nemad on pigem sellised jõulised ja enesekindlad liidrid. ja koer on selline võimas, sihikindel ja sageli väga domineeriv, vajab tugevat, ent armastavat juhtimist. ta on väga vahva ja aktiivne. ma arvan, et vahva ma panin vist soome keeles tugev, tugev on vahva ja domineeriv ja vajab sellist tugevat, aga õiglast juhatust. sobib hästi kaitse- ja töökoeraks. jälle ma arvan, et see kuulub siia võib-olla politsei ja selline tolli ja selliste ametite koerteks. ja kass siis on selline, teab täpselt, mida tahab, pole lihtne manipuleerida temaga ja ta ei ole selline ka manipuleerija, aga austab autoriteeti. ta on väga julge, enesekindel ja võib olla selline territoriaalne ehk siis see, et ta haldab seda kogu objekti ja on selle objekti kuningas, ütleme siis niimoodi, ja vajab ka palju tähelepanu ja ka sellist lähedast suhet oma lähedasega, omanikuga siis. ja väiksena on nad siis väga tahtekindlad ja nad kipuvad juhtima juba väga noorest east. tugeva tahtejõuga, julged, nii kutsikad kui kassipojad. ja täiskasvanuna kaitsevad oma territooriumi, on väga lojaalsed
eriti siis, kui on väga hea kontakt nagu saavutatud oma selle omanikuga. Nad on ka võib-olla mingis mõttes domineerivad, vajavad tugevat ja õiglast omanikku ja sobivad väga hästi töö- ja valvekoerteks. ma arvan, kassi vist ei panda valvama ja, ja omanike suhtes siis neil sobivad sellised kindlad kogemustega inimesed, kes ei karda panna piire, aga on õiglased ja armastavad. Ja inimesed, kes on siis sellised juhid ja kes on hästi sellised õiglased ja kindlad. Ja, ja kuidas nad siis käituvad, need siis koerad-kassid, nad on enesekindlad ja väga sellised valvsad, nii kassid kui koerad. ma arvan, et kasside puhul ka sellised kassid võivad ka tulla kohe ukse peale, kui keegi tuleb või siis näiteks ka ära läheb, siis ta võib ka näiteks saata. Ja kasvatamise suhtes ta vajab hästi siis kindlat kätt, ausat suhtlemist, kindlaid reegleid ja kui neid kasvatada nagu vabakasvatusena, siis nad võtavad selle juhtimise lihtsalt üle. Ja nii nagu ütlesin, nad sobivad hästi, väga hästi töö- ja valvekoerteks. Ja siis number 8 lemmik austab siis väga jõudu ja selgust. Ja tal on siis selline, kuidas ma ütlen, selline tunnetus sellel kassil koeral, et nad nagu teenivad selle usalduse nagu välja läbi teiega koos elades ja läbi selle kasvatusmeetodi. Kommenteeri siia palun, kas sul on siis 8, 17 või siis 26 päeval sündinud kass või koer? Kuigi ma ütleksin jälle nendes numbrikombinatsioonides 26 on võib-olla selline pehmem. Aga 8 ja 17 on sellised nagu kõvemad tüübid. Nii, number 9. Ja kusjuures sina, kallis naine, kes aitad mul panna neid ajavööndeid, et siis võibki panna siin lihtsalt nende numbritega need ajavööndid, et see vahepeal, kui ma mingit oma koera kommenteerin, võid panna, kui ei ole keeruline, aga samas nad saavad selle tekstis kõik kätte siit. Nii, mul on siin üks väike haldjas, kes aitab mul panna ajavööndeid, nii et suur-suur tänu sulle. Number 9, 18, 27. No nemad on sellised rahutoojad. koer on väga sügavalt tundlik, empaatiline ja andestav ja väga hea kaaslane emotsionaalses mõttes. ta on väga kannatlik, armastab rahu ja harmooniat ja sobib hästi kõikidele pereliikmetele. ehk siis teate, nii nagu ma 9 inimeste kohta olen öelnud, et siis neile tihtipeale tullakse rääkima nende rasket elu, on ju, inimesed tulevad siis kassid-koerad on ka sellised, kes nagu jaksavad kuulata. ja kass on ka tundlik ja vaikne, tajub meeleolusid väga hästi, hoiab oma inimesi nagu vaimne kaitsja, on pehme, hell, otsib vaikust, turvatunnet ja väga armastav, kuid vahel ka selline salapärane. ehk siis need koerad-kassid mõlemad võivad olla vahest sellised, kes vajavad sellist oma aega, nad on, võivad omaette hoida. ja väiksena on nad näiteks väga tundlikud, vahel kartlikud, vajavad palju hellust, turvatunnet ja võivad olla siis tagasihoidlikud. ja kassid siis võivad nagu, kassipojad võivad väga tundlikud olla. ja täiskasvanuna on nad sellised hingelised targad loomad, armastavad rahu, ei talu kodus karjumist või pinget. Nad on loomu poolest kannatlikud, armastavad rahu, harmooniat, sobivad hästi kõikide pereliikmetega kokku. ja omanike suhtes siis ka, et omanikud peaksid olema sellised rahulikud, hoolivad, kes hindavad sügavat sidet, on kannatlikud ja kes jagavad siiralt oma armastust. ja kasside-koerte käitumine siis on ka pigem selline andestav, hell ja vahel on nad sellised väga salapärased, nii nagu ma ütlesin, nad võivad kippuda hoiduma natukene oma poole, oma ruumi tahavad. ja kasvatuse osas siis, et vajavad rahulikku ja mõistvat keskkonda, on suurepärased kaaslased emotsionaalselt tundlikele inimestele ja nad väga hästi tajuvad, kui õhus on elektrit, ehk siis selles suhtes, kui on mingi tüli või selline asi või kui omanik on endast väljas kuidagi, siis nad väga hästi tajuvad seda. vot kui sul on siis koer või kass sündinud seal 9., 18. või 27., siis kommenteeri. mina praegu siia ei oska selles suhtes, mul on küll olnud eelmistes eludes jah, ma alati ütlen eelmistes eludes, eelmistes suhetes, mis mul on olnud siis ka, kui ma elasin Eestis, on ka koer olnud, kass on olnud ja kui me olime väikesed vendade-õdedega, siis meil oli ka
alati koer, ma mäletan. ja, ja ma tean ka neid lugusid, et kui keegi nüüd kuulab seda ja mõtleb, et oi, et aga sul on kolm koera ja varsti üks võib-olla läheb ära, on ju, siis kui tal on aeg ära minna, siis ma olen ka selliseid asju läbi kogenud. Kahe või kolme koera lahkumist olen, kolme koera lahkumist olen kogenud ja tean, mis tunne see on. nii, see oli siis selline lugu ja numeroloogia aitab siis mõista, miks meie lemmikud käituvad just nii, nagu nad käituvad, nii nagu inimesedki. ja kui me teame nende energiaid, siis on parem vastata nende vajadustele ja pakkuda siis ka turvatunnet ja tugevdada siis ka nende sidet, ehk siis see, et siis kui ma hakkasin numeroloogiaga tegelema, siis ma juba kohe tegelikult analüüsisin oma koerad ka ära ja teate, kui lõbus see oli, sellepärast et ma sain kohe nagu juurde informatsiooni. ehk siis see on nüüd konkreetselt koertele ja kassidele pühendatud see video. aga kui te huvi pärast tahate, siis minge kuulake ka, et näiteks kui teie kass on sündinud või koer seal teisel päeval on ju, minge kuulake, mis ma räägin inimeste kohta, siis see kattub väga palju, olenemata siis kuust ja aastast, seepärast see on selline üldine informatsioon ja kindlasti palun ka jagage seda videot siis oma sõpradega, kellel on lemmikloomad, et saaksime nagu rohkem siia kommentaare ja jagage ka siis oma neid tundeid, oma kogemusi oma koerte-kassidega. vot ja ma tuletan siinkohal veel meelde, et suletud grupp on meil Facebookis, kus ma ka jagan seal päevauudiseid, et mis energiaga päev on, vahest panen sinna mingisuguse testi või mõtlemiseks mingisuguseid lisamaterjale, mis ka kindlasti täiendavad teid, siis sealt leiab ka selle tabeli, mis energiaga on iga täht. ehk siis sa saad oma nime seal kokku arvutada, seal on seletused olemas ja siis loomulikult ma väga tänulik, kui sa jälgid ka TikTokis, Facebookis ja kui sa nüüd Youtube'i kanalil oled ja sa pole tellinud seda kanalit, siis on ka väga vahva, kui sa tellid seda kanalit. ja suur-suur tänu teile kõigile siis klubi liikmetele. klubi liikmetele tulevikus ka ma panen selliseid videoid nagu vestlusõhtud, et neid ma ei pane avalikkuse, seepärast et ma ei ole väga suur spetsialist, et neid niimoodi võtta, ma teen täpselt nii, nagu ma oskan neid teha ja siis sealt saab väga head materjali, sest iga kord ma jälle midagi lisan kuhugi, sest ma õpin ka iga päev neid asju juurde. ja siis muidugi kutsun ka üles teid siis numbritekeel.ee kodulehekülje peal saab liituda uudiskirjaga ja ma luban, et ma ei hakka sinna teil iga nädal mingit uudiskirja saatma, et te saate uudiskirja siis, kui midagi tõeliselt on tulemas. midagi sellist, mida ma tahan, et te ikkagi teaksite, koolitused näiteks, vestlusõhtud, kus ma hakkan osalema, nüüd tuli ka täna tuli väga huvitav pakkumine, nii et tulete ka kuulma sellest. no vot, selliseid huvitavaid asju, egas midagi, toredaid hetki teile soovides siis oma lemmikloomaga ja loomadega ja kindlasti siis jagage seda videot ja peatsete kohtumisteni ja teate, mille eest ma olen veel õnnelik, selles suhtes väga tänulik teile, kes te panete mulle ka näiteks mingeid teemasid, mida te tahate, et ma vaataksin, uuriksin ja siia välja ka tooksin, selles suhtes, et see lemmikloomade teema tuli väga mitmelt poolt, see soov, nii et see oli mulle ka hästi huvitav, sellepärast et kuna mul on olemas oma kallid karvapallid, vaadake, kui hästi läks kokku. egas midagi, tšau, tšau, Ameerika numbrite keel.